Tere tulemast Musta kassitaro lugemisse Kaalud. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 20–26 aprill. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. Nagu te näete, on mul uus taust ja uued kaardid. Need on kassitaro kaardid. Meid on selles Musta kassitaro peres 150. Ja kui Musta kassitaro kanal saab endale 250 tellijat, siis ma loosin kõigi tellijate vahel välja täpselt need samad kaardid, küll uued pagendis, aga samasugused kassitaro kaardid, siis kui täitub 250 tellijat. Millal see juhtub, ma ei tea ja ma võtan selle siis uuesti teemaks, kui aeg on sealmaal. Ma teen kindlasti sellest eraldi video ja siis te saate sinna alla kirjutada, kas te soovite osa võtta või mitte. Aga sellest siis, kui aeg on sealmaal. Praegu räägime nendest kaartidest, mis teile tulid järgmiseks nädalaks. Nädal algab teil siin mõõkade 4-ga. Mõõkade 4 minu jaoks tähendab seda, et tuleb puhkus võtta. Tuleb puhata suurest töö tegemisest. Ta on nagu selline, ta ei ole läbipõlemise kaart, aga ta on nagu selline hoiatus, et aeg oleks puhata, aeg maha võtta ja natuke puhata. Edasi tuleb teil siin saatusratas. Saatusratas räägib, saatusratas saab mitut moodi nagu tõlgendada. Ta tähendab ühe etapi lõppu, uue algust teie elus. Ta võib tähendada ka seda, et võiksite sellel nädalal oma saatuse proovile panna selles mõttes, et kui tunnete tõesti, lähete mööda näiteks mõnest lotoputkast või tunnete kanget soovi osta endale sellel nädalal bingoloto või genoloto või mis iganes lotod meil seal veel on, piletit. Kui te tunnete, et te tahate seda teha, siis te tehke seda. Aga kui teil ei teki mitte mingit soovi, kõik on nagu tavaline, las ta siis olla nii. Et eks te ikka ise keerutate seda enda saatuse ratast, aga et seda, et mingi etapp teie elus läbi saab, selles olen ma täiesti kindel. Edasi tuleb teil kuukaart. Kuukaart räägib teie eest varjatud olnud asjadest. Et need tulevad nüüd päevavalgele varjatud asjad, mis olid teie eest siiani peidus. Edasi tuleb sealt saatana kaart ja saatana kaart on selline kaart, mis räägib mugavustsoonis istumisest. Ta räägib ka halbadest harjumustest. Räägib pahedest. Et see saatana kaart on selline, ta on varjude kaart, need on ikka meie enda sees olevad need sellised, kuidas ma ütlen, nad on varjud, nad ei ole otseselt hirmud, aga nad on ka see, et me saame ju aru küll, et vaja oleks suitsetamisest loobuda või ma ei tea, mida seal veel tervislikult toituda. Aga ega me nii väga ei taha seda teha, sest see on mugavustsoon. Me istume mugavustsoonis ja siis on ju, midagi meilt nagu võetakse ära. Kui me loobume suitsetamisest, aga mis me siis asemel nagu saame? Või hakkame tervislikult toituma, siis tundub nii, et me nagu enam mitte midagi head endal lubada ei saagi. Midagi sellist on see saatana kaart, et ta nagu ahvatleb meid ühelt poolt, teiselt pidi me ju teame seda, et mingid asjad meie elus ei ole päris nii, nagu nad võiksid olla. Me saame sellest väga hästi aru oma mõistusega. Aga ega me ei taha muutusi. Aga muutusi tahab siin alumises reas olev sauade rüütel. Sauade rüütel tahab hirmsasti muuta. Sauade rüütel tahab hakata kohe tegutsema. Tema haarab härjal sarvist ja hakkab pihta. Teil on plaan ja teil on tahtmine midagi muuta. Aga midagi te ootate, miskisuguse kännu taga on teil need asjad ja muutused kinni ja te olete päriselt tüdinenud sellest ootamisest. See viimane kaart on karikate 4 ja karikate 4 minu jaoks tähendab
tüdimus, ta tähendab istuda kusagil lihtsalt ja oodata. Ja sa ei tea, millal see kohale jõuab, millal tuleb lahendus, millal jõuab see kohale. Et see on selline, no täielik tüdimus jah, väsinud ootamisest ma ütleksin selle kohta. Mina ei tea, mis plaane teie peate, aga ma tean seda, et mõõkade emand siin alumises reas keskmise kaardina. Temale on asjad paigas, temal on plaan, temal on struktuur ja koos selle sauade rüütliga nad on tegelikult valmis plaani järgi tegutsema, aga mille järgi te siin ootate, vaat seda ma ei tea. Mingisugused asjad saavad selgeks. Saatan räägib sellest, et ahvatlused on suured ja ei taha te neist loobuda. Mõõkade 4 ütleb, et tuleb puhata. Ei tohi ennast tööga üle pingutada. Ja saatuse ratas ütleb seda, et mingi etapp saab elus läbi selleks, et algaks midagi uut. Loodus ei salli tühja kohta, see on selge, et kui mingisugune uks on kinni pandud, siis kohe avanevad uued uksed. Et soovin minagi siis teile tarku otsuseid sellesse nädalasse. Vaadake, võib-olla annab mingisugusest asjast, mis teie elus on. Ütleme nii. Võiks loobuda, midagi sellist, millest võiks loobuda. Võib-olla on teil seda jõudu ja tahtmist siis sellest nüüd loobuda. Ja võib-olla ei ole ka. Eks seda näitab elu. Jah, vot selline nädal on teile siis tulemas. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi. Pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.